ja Kips Mjau. Nende vahel seisis pall, üks külg punane ja teine külg sinine. Mjau, ma tegin suure avastuse. Mjau, mis avastuse sa tegid? Mjau, nimelt, et kõik pallid on punased. Mjau, mitut palli sa oma elus üldse näinud oled? Mjau, õige mitut. Üleeile hommikul nägin üht, eile teist ja täna kolmandat. Mjau, kus? Oleks huvitav teada. Mjau, siinsamas meie kahe vahel. Mjau, luba tähendada, et see on üks ja seesama pall, mida sa igal hommikul uuesti näed. Kips Mjaul oli piinlik rumal eksisse pärast, kuid ta ei näidanud seda välja, vaid ütles. Mjau, noh, eks seegi ole avastus, et üks ja seesama pall on iga päev ühtviisi punane. Mjau, ja sina ei oska sinise ja punase palli vahet teha. Kips, see pall on igatahes sinine, mitte punane. Kips Mjaul ei tulnud mõttessigi, et palli teine külg võib teist värvi olla. Mjau arvas, et Mjau narrib teda ja ütles väga kurjalt. Mjau, pall on punane ja kõik. Mjau, sinine. Mjau, kas sa pead nüüd rumalaks? Kips Mjaul surus kõrvad pea ligi, kõik kassid teevad nii, kui neid Mjau, kas sa pead mind pimedaks? Kui kass saba lonksutab, siis seisab ees kapjus. Mjau, ma kriibin sul nina puruks. Mjau, ma hammustan sul kõrva pead. Punane. Sinine. Mjau, mjau. Tagantjärele on raske kindlaks teha, kumb esimesena teist ütles. Sõbrad põrkasid pead pitki kokku ja tolmusel riiulil langesid maha 2 kipskassi kilnud. Kassid olid tühja vaielnud. Selle loo lõpetuseks kõlbab ütelda. Ehkki oled oma pea saanud ilma tasuta, ära seda siiski lausa poksimiseks kasuta.